Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Me tõuseme, et kuulda püha evangeeliumi. Loen Johannese evangeeliumi 16. peatükist, salmid 16-23. Jeesus ütleb: veel pisut aega ja te ei näe mind enam ja taas pisut aega ja te näete mind jälle. Siis mõned ta jüngrid ütlesid üksteisele: mis see on, mida ta meile ütleb? Veel pisut aega ja te ei näe mind enam ja taas pisut aega ja te näete mind jälle. Ma lähen Isa juurde. Nad ütlesid siis: mis see on, mida ta ütleb? Veel pisut aega. Me ei tea, mida ta räägib. Jeesus märkas, et nad tahtsid temalt midagi küsida ja ütlesid neile: te arutate omavahel seda, et ma ütlesin veel pisut aega ja te ei näe mind ja taas pisut aega ja te näete mind jälle. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, kui teie kurbus muutub rõõmuks. Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus, Jeesuse sõnad on meile julgustavad, aga siin nad on räägitud vahetult enne tema kannatust ja surma. See oli hetk, kui jüngrid olid hirmul, olid segaduses, jüngrid olid teadmatuses. Aga Jeesus, ta ei jäta neid teadmatusse. Me näeme, kuidas siin Jeesus valmistab jüngreid ette selleks, mis tuleb. Ta räägib lahkumisest, ta räägib kurbusest, aga ta räägib veel millestki. Ta räägib rõõmust ja uuest suhtest Jumalaga. Ja täna vaatame seda tänast pühakirja lõiku 3 põhipunkti kaudu, aga ma julgustaksin meid kõiki, et me ei jääks ainult selle küsimuse juurde, et Issand aitab meile mõista oma sõna, vaid igaüks meist on ka kutsutud elama Jeesuse sõnade järgi. Me ei ole kutsutud olema üksnes kuulajad, vaid ka sõna tegijad ja et see sõna ka meist edasi läheks teiste inimesteni. Jeesus valmistas samamoodi jüngreid ette selleks, et nemad oleksid tema töö jätkajad siin maailmas ja nii ka meie. Niisiis, esiteks Jeesuse ajutine lahkumine ja tagasitulek. Kuidas Jeesus ütleb veel pisut aega ja te ei näe mind ja taas pisut aega ja te näete mind jälle. Need sõnad ajasid jüngrid segadusse. Usun, kui me vaatame oma eludele, kas praegusse aega või kes vaatab tagasi, me leiame oma elust ka neid aegu, kui me oleme olnud kas teadmatuses, segaduses. Meie ellu võivad tulla hetked, kus Jumala kohalolu tundub kaduvat, kui on olnud see esmaarmastus, kui me alguses Jumalaga kohtusime ja see kõik lootus niivõrd säras meie südames, siis igapäeva mured, igapäeva olukorrad, probleemid, lahendamised, kõik see, mis meid ümbritseb siin maailmas, seda on palju. See võib tekitada tundet, justkui Jumal oleks eemal. Võib-olla oled sa
mõelnud, oodanud, küsinud, palvetanud ja olnud olukorras, kus vastust ei tule. Ja see võib viia ka olukorrani, kus hinge võib tulla tuimust, võib-olla ka mõistmatust. Üks naine, kelle abikaasa suri raskesse haigusesse, rääkis veidi hiljem, et pärast matuseid oli tal väga raske palvetada. Ta tundis, tal oleks nagu tummaks jäänud, mitte ainult siis suu poolest nii-öelda, et ta ei kõnele neid sõnu, vaid ka hinges. Tal oli raske õhata sõnu Jumala poole, pöörduda Jumala poole. Ja ta istus igal hommikul kohvitass käes akna all ja ütles, ta ütles seda südamevalus, ta ütles, issand, ma ei tunne sind, ma ei mõista sind. Aga nädalad läksid edasi ja veel hommikul tuli tema juurde naaber. Üks naabri naine, kes ei rääkinud kunagi usust. Neil ei olnud neid vestlusi ja ta istus ja ütles, ma ei tea miks, aga ma tundsin, et ma pean tulema su juurde, tulema ütlema sulle, et sa ei ole üksi. Sa ei ole üksi selles olukorras. See oli esimene märk. Ja vaikselt hakkas naine märkama, et Jumal ei olnud kadunud. Et Jumal ilmus erilisel kombel teiste inimeste kaudu, väikestes asjades, mis meid ümbritsevad, aga me nagu läheme sellest tohuva pohus, mis meid ümbritseb, me läheme mööda neist asjust. Me ei pane tähele. Jumal tegutseb teiste inimeste kaudu, armastuse kaudu, eriliste märkide kaudu ja vaikselt. Ja meiegi kui Kristuse jüngrid saame julgustust esiteks sellest tänasest sõnast, aga me võime olla see inimene, see sama naaber, kes istub teise kõrval ja ütleb ühe lause, mis on kellegi jaoks Jumala hääl. Kujuta ette, sa kõneled midagi, Püha Vaim paneb su südamele teisele öelda, teise juurde tulla. Ja see on Jumal, kes sinu kaudu kõneleb. Ja teise inimese jaoks on see Jumala hääl. Kui meie kaudu keegi tunneb, et Jumal on tagasi, siis me oleme elanud oma kutsumuse kohaselt. Nii et esiteks ole see inimene, kelle kaudu Jumal puudutab. Teiseks, kurbus, mis muutub rõõmuks. Jeesus ütleb, teie kurvastate, aga teie kurbus muutub rõõmuks. Jeesus ei räägi siin pinnapealsest lohutamisest, vaid sügavast, läbi valu sündivast rõõmust. Ta ei lubanud elu ilma kannatusteta, vaid ta tõotab, et kurbus, see ei ole lõplik sihtpunkt, vaid see muutub millegi enama alguseks. Jeesus ju ütleb, kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. Vaadake, kui eriline, et selline kirjakoht täna just emadepäevaga seoses on meieni jõudnud. Mul oli suur rõõm seda lugeda. Jumal teeb erilisi asju. Pange ka tähele, kuidas Jumal toob erilisi olukordi kokku, toob inimesi kokku, kuidas ta kõnetab meid just õigel ajal, õige sõnumiga. Üks naine, kes oli olnud 20 aastat abielus. Temal juhtus nii, et ta jäi ühel päeval ilma sellest rõõmust, mis tal oli. Tema jaoks ta kaotas kõik. Mees jättis ta maha teise naise pärast. Ta jäi üksi 3 väikese lapsega. Ja temast sai üksik ema.
Üksik ema, kes töötas siis 2 vahetuses, väsimuses kogu aeg, tüdimuses ühel hetkel. Peret oli vaja toita, pere eest oli vaja hoolitseda. Kogu aeg on vaja olnud ette mõelda, läbi mõelda, kuidas pere toimib, kuidas kõik asjad saaksid tehtud, kellel koolis midagi, kellel lastest, eks ole, missugused huviringid on, missugused üritused on tulemas, toidud vaja teha, nii edasi. Ja ta ütles niiviisi, mu usk varises kokku. Ma ei suutnud enam uskuda, et Jumal hoolib. Aga aeg läks edasi. Ligi aasta möödus. Tema juurde tuli tema vanim tütar ja ütles, ema, ma tahan hakata panustama koguduses noorte töös. Ja tütar ütles, et ma tahan saada paremaks inimeseks, nagu oled sina. See puudutas ema, see murdis ema südame, mitte valust siin, vaid rõõmust. Ema süda sai puudutatud, kurbus ei olnud küll täiesti kadunud. Need raskused ei olnud ju kohe täiesti kadunud kusagile. Aga sellest oli saanud tunnistus, mis kandus edasi järgmisesse põlvkonda. Hiljem see ema on aidanud teisi naisi, kes on samas olukorras, ta leidis julgustust, et palvetada teiste inimeste pärast, küsida, kuidas sul läheb, olla toeks inimestele. Aga armsad, see on jüngerlus. See on see, kuidas meidki kutsutakse olema Jeesuse järgijad. Kui me ei lase valul meid murda, vaid lubame Jumalal seda valu kasutada, siis võib meie kurbus olla kellegi teise pöördepunktiks. Meie lugu võib saada kellegi jaoks lootuseks. Niisiis teiseks, ole sinagi see, kelle elu muudab kellegi teise elu suunda. Ja kolmandaks, juurdepääs Isale Jeesuse nimel. Jeesus ütleb, ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Millest Jeesus siin räägib? Jeesus räägib uuest suhtest. Täna rääkisime alguses uuest loodust. Uus on sündinud. Me oleme Jumala lapsed, me ei pea enam ootama, et keegi teine kõik meie eest ära teeks. Keegi teine meie eest palvetaks, keegi teine meile loeks Jumala sõna. Vaid me teame, et meil on endil võimalik tulla Jumala juurde. Meil on Jeesuse läbi olemas otseühendus taeva Isaga. See on meie eesõigus, aga see on meile ka vastutus. Missugune vastutus, et me ei paluks ainult enda eest, vaid seisaksime ka teiste eest. Üks mees, kellel olid suured probleemid alkoholiga. Ta ei saanud sellest kuidagi jagu, sellest joomisest ja tema leidis päästevanglas. See tema lugu on pikk, seal on lapsepõlves oli ta füüsiliselt väärkoheldud, varajane sõltuvus, üsna varakult jõudis kriminaalse elu juurde. Aga tema puhul oli ikkagi soov leida see õige tee. Ta oli korduvalt proovinud alustada eluga uuesti, aga miski ei aidanud. Kuni ta kohtus ühe teise kinnipeetavaga vanglas, kes luges igal hommikul piiblit. Aga ta ei lugenud niisama, ta luges valju häälega. Ja võt see ärritas meest. Ta karjus, et mis sa loed neid tühje sõnu. Aga teine mees vastas,
ma loen, sest need on ainsad sõnad, mis ei ole mulle kunagi valetanud. Ja see pani mehe mõtlema. Sellest hetkest hakkas midagi murenema. Mees hakkas palvetama. Alguses vaikselt, seejärel ta hakkas oma südames just eestpalveid pidama. Ta hakkas teiste eest palvetama. Ja ta ütles nõnda, kui ma sain aru, et Jumal kuuleb ja kuulab mind, ma sain aru, et ma pean rääkima ka nende eest, kes ei julge veel teda otsida. Tänaseks see mees on ainus kristlane oma peres. Aga tema puhul on selline huvitav asi, mida ta teeb. Lihtsalt tema näide. Iga kord, kui ta läheb oma õe või venna juurde, palvetab ta ukse taga enne sisenemist. Ja see on jüngerlus. Kasutada seda ligipääsu, mis meil Jeesuses on, et ehitada sildu Jumala ja teiste vahel. Olime Urmas Saupõlluga vahepeal Inglismaal osaduses paljude teiste kristlastega, seal oli koos 5000 inimest. Ja teate, kui 5000 inimest on koos ja palvetavad koos, see on nii eriline, aga seal oli inimesi, kes samamoodi nagu see mees andsid oma tunnistusi ja lihtsalt toon teile veel ühe näite. Üks mees tuli ette, kui sa tänaval vaataksid teda, siis mõtled, no see mees küll Jumalaga ei käi. Ta tuli ette, ta oli tatoveeritud, niiviisi ta nahka ei olnud näha praktiliselt. Näha on, et ta oli palju alkoholi pruukinud oma elus, tema välimus ikkagi nagu andis nagu märku sellest. Aga ta tuli ette ja andis oma tunnistuse, kuidas tema oli pöördunud, kuidas samamoodi teised kristlased, kaasinimesed siin maailmas, keegi oli tulnud tema juurde, keegi oli küsinud ta käest, kas sa soovid palvetada koos. Aga ta oli saanud puudutatud ja tema elus tuli pöördepunkt, et õppis Jeesust tundma. Ja meie mõtleme, et on neid, kes mitte kunagi ei tule võib-olla Jeesuse juurde, et kas nemad ikkagi jõuavad sellele teele. Aga iga ühe jaoks on see võimalik, see on meile julgustuseks. Meie võimalus on ehitada sildu Jumala ja teiste vahele, et keegi, kui ei oska palvetada, kui tema ei tea veel seda teekonda Jumalaga, ta saaks kogeda. Keegi seisab minu eest ja Jumal kuuleb. Niisiis kolmandaks, ole sinagi see, kelle kurbuses sündinud rõõm saab kellegi lootuseks. Mõtleme täna igaüks, kelle on Jumal meie südame peale pannud, kelle juurde minna. Keda Jumal puudutab meie kaudu. Armas kogudus, meie, kes me oleme Jumala lapsed, me ju ei ela ainult enestele. Tänasel emade päeval mõtleme emadele, kes samamoodi see suhtumine, nad ei ela ainult enestele. Nad elavad hoolitseda oma laste eest, oma perele pakkuda. Aga meie oleme armsad Jumala perekond. Ja meie ka ei ole kutsutud elama ainult enestele. Jeesus rääkis täna kuuldud sõna jüngritele, et nad võtaksid need vastu, elaksid nende järgi, kannaksid need edasi ja meie peame tegema sama. Me ei ole ainult päästetud, et olla päästetud. Me ei ole usklikud, et olla usklikud inimesed siin maailmas, vaid me oleme usklikud selleks, et olla päästeks teistele. Et Jumal tooks meie kaudu usu ja päästega teiste inimesteni. Niisiis, kui me oleme kogenud, et kirgas Jeesus tuli tagasi meie pimedusse, meie peame viima selle valguse teistele. Kui sa oled kogenud, et kurbus on muutunud rõõmuks, siis sa pead rääkima sellest rõõmust, et keegi teine leiaks lootuse. Ja kui me julgeme pöörduda Jumala poole palves, siis julgustame teisi, kes veel vaikivad. Me teame, et Jeesuse jüngriks olemine ei tähenda täiuslikkust. Keegi meist ei ole täiuslik. Jumal ei ootagi sinust täiuslikkust, ta peab valmis ei tea kuidas olema. Ta ootab südame hoiakut. Ta ootab seda suhtumist.
ta ootab valmisolekut minna tegema Jumala riigi tööd, minna tegema Jumala tahet. Oleme need inimesed, kelle kaudu Jumal puudutab. Ole see, kelle elu muudab kellegi teises suuna. Ole see, kelle kurbuses sündinud rõõm saab kellelegi lootuseks. Ja armsad, meil ei ole midagi karta. Me võime avada oma südamed rahule ja rõõmule, mille Jeesus on tõotanud meile kinkida ja mida mitte keegi ei saa meilt ära võtta. Aamen.